Jussi arvutis on veebivend. Tere, Riina! Tere, Juss! Juss, kas ma võin sinu arvutis lastekas käia? Ikka võite siia. Kuule, Juss, mund jõulu ütles, et ta käib välismaa mängulehtedel ka. Lähme vaatame ka neile lehtedele. Ei, minu isa ei luba võõrastel lehtedel käia. Aga teda ei ole ju siin. Lähme ikka. Hunt ütleb, et kõik legendaarsed kotid käivad nendel lehtedel. Riina, see ei ole hea mõte. Ära tee asju, mis tunduvad valed ja mida su vanemad ei lubaks. Ole endas kindel ja ära karda öelda ei. Oi, kes see on? See on veebivend. See on minu sõber. Ta elab arvutist ja teab internetis kõike. Välismaa mängulehtedelt võib saada arvutiviiruseid. Jah, ja need on tegelikult igavad mängud. Juss, kuule, lähme räägime jutukad. Seal saab palju nalja teha. Näiteks hunt ütleb internetis, et on hoopis Johanna. Ja siis räägib igasugust juttu teistest. Kõik siis mõtlevad, et Johanna rääkis nii. Hunt on nii rumal. Niimoodi ei tohi ju teha. Täpselt, Riina, ka internetis ei tohi valetada ei enese ega teiste kohta. Pealegi saab internetis alati teada, kes täpselt midagi ütles. Ai, seda ma ei teadnudki. Aga vaata, Mari kirjutab sulle midagi. Aga ma ju ei tunnegi Mari. Just, ole internetis ettevaatlik nendega, kes ei ole su sõbrad või perekonna tuttavad. Aga miks? Sest sa ju ei tunne neid. Aga veebivend, vaata palun, Mari küsib mu telefoni numbrit. Mis ma teen? Ütle, et sa ei saa seda anda. Võõrastel ei tohi anda ei telefoninumbrit, koduaadressi ega ka muid isiklikke andmeid. Ka siis mitte, kui see võõras tundub sõber olevat. Juss, kas sa kuulsid? Ära kirjuta talle oma numbrit. Ma ei kirjutagi. Veebivend, vaata, nüüd kusub Mari mind hoopis õue kohtuma. Kirjuta talle, et pead seda vanematega arutama. Kui mõni võõras tahab sinuga kohtuda, räägi alati emale-isale sellest. Ja kui lähed selle inimesega kohtuma, tuleb kindlasti vanemad kaasa võtta. Nii ma kirjutangi. Oi, vaata, Juss, Mari kadus hoopis ära nüüd. Jah, tead, Riina, lähme kirjutame hoopis jutuvõistlusele midagi. Ja ma tean, kuidas me kindlasti võidame. Otsime internetis mõne jutu ja paneme selle oma nime all üles. Ei, Riina, niimoodi ei tohi kindlasti teha. Teiste tehtud jutte ja pilte ei tohi enda omadena esitada. Aga hunt teeb ju küll niimoodi. Hunt on ju lihtsalt rumal. On vist küll. Tegelikult me oskame võiduloo ise ka kirjutada. Oskame jah, hakkame kohe kirjutama. Elas kord üks muinasjutt sai läbi. Lapsed, kuulake isa-ema soovitusi ja nõuandeid interneti kasutamise kohta. Tehke nii, nagu nemad ütlevad. Järgmises osas. Tead, Ellen, ma sain just uue kokaraamatu postist kätte. Mõtlesin, et tulen koos Johannaga sinu